Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Veiko Arumäe. Me räägime uuest loodust ja just ka sellest, kuidas me peame kristlasena valitsema oma elus. Ja täna vaatame just ka, kuidas me valitseme ka patu üle. Ja ma loen Kolosslastele 1:26. Ja seda saladust, mis oli varjul endiste ajastute ja sugupõlvede eest, aga nüüd on avalikuks tehtud tema pühadele, kelle Jumal tahtis teada anda, milline on selle saladuse auhiilguse rikkus paganate seas. See on Kristus teie sees, auhiilguse lootus, keda me kuulutame manitsedes igat inimest ja õpetades igat inimest kõiges tarkuses ja valmistada igat inimest täielikuks Kristuses. Nüüd me näeme siin sõna Kristus ja Kristuses kordub siin päris mitmeid kordi. Ja ta ütleb, et see on see imeline nii-öelda auhiilguse rikkus paganate seas, see tähendab siis meie seas ja meie sees on Kristus teie sees. Nüüd see on üks asi, millest meil tasub uurida seda, kes me oleme Kristuses, mida me omame Kristuses. Ja see on asi, mida meie suu peaks ka seda rääkima pidevalt, et need asjad saaksid ka meie jaoks reaalsuseks. Ja nüüd vaatame roomlastele kirja 5. peatükki. Ja ma loen nüüd selle kirjakoha, mida me siin oleme isegi varasemates saadetes mitu korda kasutanud ka pikemas kontekstis. Rooma 5:12 ütleb niimoodi. Sellepärast otse, kui ühe inimese kaudu patt tuli maailma ja patu läbi surm, nõnda on ka surm tunginud kõigisse inimestesse, sest nad kõik on pattu teinud. Nüüd, millest ta siin räägib? Ta räägib sellest, kui Aadam ja Eeva tegid pattu ja selle tõttu surm tuli siia maailma. Siis surm tegelikult siis räägib siis nii vaimsest surmast kui ka füüsilisest surmast. Ja see tähendab siis lahutatus Jumalast ja siis teise külje pealt siis füüsiline surm tegelikult inimene on lahutatud oma ihust, sest ta on lahkunud. Ja nüüd ta ütleb edasi 13 salm, sest patt oli maailmas ka enne käsku, kuid pattu ei arvata süüks seal, kus ei ole käsku. Ometi valitses surm Aadamast Moosesini ka neid, kes ei olnud pattu teinud samasuguse üleastumisega nagu Aadam, kes oli selle eeltähendus, kes pidi tulema. Aga armuanniga ei ole lugu nõnda nagu pattu langemisega, sest kui ühe inimese pattu langemise läbi paljud on surnud, siis on veel palju enam Jumala arm ja and selle ühe inimese Jeesu Kristuse armu läbi ülirohkesti saanud osaks neile paljudele. Ja ka anniga ei ole nõnda nagu sellega, mis on tulnud ühe pattu langenu läbi, sest ühest ainsast pattu langemist on kohus saanud hukka mõistmiseks, aga armuannid mitmest pattu langemisest õigeks mõistmiseks. Sest kui ühe inimese pattu langemise tõttu surm on valitsenud selle ühe läbi, kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Nüüd ta räägib sellest, et me peame valitsema. Kui me vaatame konteksti, siis ta räägib tegelikult, me peame valitsema surma ja tegelikult ka patu üle. Sest et patt oli see, mis võimaldas surmal tulla ja me peame mõlema nende üle valitsema tegelikult. Ja siin ta lainud tõlge lisab siis juurde veel selle juures, et me peame kuningatena valitsema. Nüüd see ongi see meie vastutus. Selleks, et surm ja häving ei saaks tulla, on meil vaja ka patu üle valitseda. Nüüd, mis asi patt on tegelikult? See on tegelikult sõnakuulmatus ja see on mitte alistumine Jumalale. Ja nüüd selle üle valitsemine toimub mismoodi? Meie suusõnadega hakkab see peale. Ja siis sellele järgnevad ka muidugi vastavad otsused, mis me teeme. Nüüd see on see ülesanne, mis meile kui kristlastele on antud. Me peame, mitte et me võime, vaid me peame. Nüüd kui Jumal ütleb, et me peame, siis järelikult meil on varustus ka selle jaoks olemas. Et see on see, milleks me oleme kutsutud. Ja kuna jutt oli Aadamast, lähen päris algusesse tagasi, sest tegelikult Jumal oli öelnud neile, et oli andnud ka kõik neile, mis seal aias oli ja siis oli hea ja kurja tundmise puu ja 1. Moosese 2:17 ütleb ta nõnda, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa. See oli, mida Jumal oli öelnud ja ta ütles, sellel on tagajärjed, kui ta teeb, sest sel päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surema. Nii et aga nad astusid sellest käsust üle ja piibel ütleb, sa pead surma. See
nad ei surnud füüsiliselt kohe, kui nad olid pattu teinud, kui nad olid eksinud, aga midagi toimus nende sees. Nad said eraldatud Jumalast ja kaotasid suhte elava Jumalaga. Ja nad tundsid koheselt, et tead, ma olen alasti, ma olen paljas, sest Jumala au oli lahkunud. See ei katnud neid enam. Ja tänapäevani me teame, et inimesed, kui patune inimene, ta ei taha väga Jumala osaduses olla, sellepärast, et ta tunneb, et ma olen räpane, ma olen patune ja me näeme ka seda lugu, kui Jeesus on jüngritega paadis ja rohke kalasaak tuleb ja Jeesus ilmutab oma au seal ja hetkega Peetrus tunneb, tead, ma olen patune inimene ja ta sai aru, et midagi on temas korrast ära. Nüüd ja kuna nad kaotasid elava suhte Jumalaga ja nende nii-öelda see vaimne inimene suri sel päeval, kui ta astus üle Jumala käsust ja Jeesus tõi tagasi meid sellesse suhtesse, me sündisime uuesti ja oleme loodud tunnetama või käima koos elava Jumalaga. Ja üks näide sellest on piiblis Johannese 3. peatükis, kui Nikodemus, väga haritud mees, kes tunneb Jumala sõna, ja tuleb Jeesuse juurde, ütleb, tead, sa oled rabi ja hakkab rääkima neid vägevaid lugusid temast, aga Jeesus pöörab kohe jutu selle teema peale, mis on kõige tähtsam ja ta ütleb, et tead, sa pead uuesti sündima ja seletab talle, mis lihast on sündinud, on liha ja mis vaimust on sündinud, on vaim. Ära pane imeks, et ma ütlesin sulle, te peate uuesti sündima. Nüüd, et kui me sünnime uuesti, siis see, mida nii-öelda Aadam maha müüs ja Eeva maha müüsid, Jumal toob selle läbi meid tagasi enda osadusse, et me oleme taas võimelised valitsema patu üle. Muidu inimene peale seda, kui ta langes, siis ta hakkas opereeruma nii-öelda hinge ja ihusfääris ja see vaim enam ei domineerinud niimoodi. Ta ei saanud enam oma südametunnistust ustava juhina usaldada, aga sellest hetkest, kui me andsime elu Jumalale, me tegelikult me võime usaldada oma südametunnistust ja meie vaim hakkab valitsema nüüd hinge üle ja ka ihu üle. Ja see on, mida Jeesus tegi. Ja piibel ütleb ka Efeslaste 2.1, et viitab sellele, mis seal varem oli siis Edenaias toimunud. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes olite surnud oma üleastumistes ja pattudes. See oli, kuidas me olime ja peale seda me teame, et tuleb ka füüsiline surm. Aga mis aitab meil siis käia sellest võidus või valitseda patu üle, et mitte me ei ürita nagu kogu aeg võidelda sellega, aga lihtsalt me paneme oma tähelepanu vaimsete asjade peale, see, mida Jumal on meisse pannud. Ja Galaatia 5.16 ütleb, et aga ma ütlen, käige vaimus, siis te ei täida mitte lihahimusid. Ja väga lihtne, näiteks mida tähendab käia vaimus? Me käime koos Jumalaga, me käime armastuses ja me käime rahus ja Galaatia 5.22 apostel Paulus hakkab lahti kirjutama, et seal on vaimuviljad, mis kaasnevad siis selle uue looduga, kes on meis. Ja ta hakkab lugema neid, aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus, selliste vastu ei ole käsk. Ja näiteks esimene asi, mida ta mainib, on armastus, et meist peaks välja voolama see armastus, me oleme loodud armastuses käima, armastuses elama ja isegi kui seal on mingisugune olukord võib-olla, mis võib-olla väliselt me ei tunne isegi, et tahaks võib-olla nii väga armastuses käia, aga alistudes nüüd sellele elule, mille Jumal on meile pannud, me hakkame elama selles, me ei hakka rääkima negatiivselt tagasi, me ei reageeri sellele, mis meie vastu tuli, vaid nii-öelda laseme voolata sellele. Ja teine asi on rõõm. Rõõm on vaimuvili ja Jumal on loonud, et me oleksime rõõmsad, me oleksime õnnelikud kristlased ja vahel me võime näha kristlased isegi, kes rohkem elavad oma tunnete järgi kui selle järgi, mida Jumala sõna ütleb meie kohta. Näiteks, ma ei tea, kas tänasel päeval võib-olla majanduses on asjad muutunud ja nad tunnevad kui õnnetuna, tead. Aga Jumal on andnud meile tõotused ja me võime nii-öelda lasta hoopis sellel Jumala rõõmul valitseda enda üle selle asemel, et me läheme nii-öelda maailmaga ühes voolus ja ei lase voolata sellel rõõmul. Ja rahu.
rahu on üks vaimuviljadest, tegelikult see on kõik meie sees. 1. Thessalonika 5:23 ütleb, et aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim, hing ja ihu säiliku laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulekuks. Nii et Jumal ootab, et me käime rahus ja kuidas me elame selles, see elu, mis on meis, see valitseb selle hinge üle, ihu üle, olukordade üle ja kui me tunneme, et tead, et võib-olla ärevust, me ütleme ei, Jumala rahu on minuga. Jumal, ma tänan sind, see on ülem kui kõik mõistus. Ma võin käia rahus ja ma säilitan rahu Jeesuse nimel. Amen. Nüüd Rooma kiri 6. peatükis toob väga hästi ka välja just meie positsiooni ja meie selle situatsiooni, kus me oleme, mis puudutab just ka pattu. Ja Rooma 6:3 ütleb niimoodi. Või te ei tea, et nii mitu, kui meid on ristitud Kristusesse Jeesusesse, olete ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnust üles äratud isa au läbi, nõnda meie käiksime uues elus. Nüüd, see on väga huvitav kirjeldus. Nüüd, ma tean, vahetevahel kristlastele ei meeldi surmast rääkida. Et see on nagu kuidagi selline imelik ja ebameeldiv teema ja mis iganes. Nüüd, maailma inimestel üsna loogiline, et see on ebameeldiv teema, sest et nad ei tea, mis nendega juhtub ja nad pole selles asjale pihta saanud ja see, mis juhtub, kui nad ei pöördu, on väga halb tegelikult. Aga nüüd kristlasena me ei peaks nägema surmas midagi hirmsat ja õudsat. Lisaks sellele, kui kristlane sureb, siis tal asjad lähevad väga hästi. Ta läheb taevasse, kiitus Jumala ja temaga on kõik korras. Ja need, kes siia maha jäävad, ei peaks olema tohutus ahastuses ja masenduses selle pärast. Ma saan aru, see eraldus on teatud kurvastus, aga peame meeles seda, et kui keegi lahkub, see aeg, millal me temaga taas kohtume, see ei ole pikk tegelikult. Ja midagi, nagu öeldakse, midagi hirmsat ei ole juhtunud. Aga nüüd lähme tagasi siia selle teema juurde. Mis ta räägib siin siis? Ta ütleb, et me oleme surmasse ristimise, tähendab seda, et kui Jeesus suri ja ta andis meile sellega ka eeskuju ja me oleme temaga koos surnud ja ka temaga koos üles tõusnud. Teda ta on surnud ka patule ja meie oleme ka surnud patule. Mis see tähendab surnud? See tähendab seda, et me oleme eraldatud sellest. Nüüd võib-olla see kõlab sellise väga banaalse näitaja, aga kui ütleme, sa oleksid kuskil kohas ja seal on nii-öelda keegi inimene, kes on surnukeha. Ja kui sul oleks, ma ei tea, mingisugust kiusatust talle pakkuda, ma ei tea, suur torditükk, et kuule, kas sa tahaks mõne ampsu veel võtta? Ta ei reageeri, see ei paku talle üldse mitte mingisugust pinget. Ta on läinud. Ja nüüd see sama võrdpilt tegelikult ka, sina oled ka kiusatustele immuunne. Ja nüüd meil on vaja seda arusaamist. Meie ihu ja meie mõtted võivad üritada seda tõmmata, aga meie kui see sisemine inimene ei igatse patu järgi. Ja me ei soovi seda teha. Meil ei ole seda soovi ja meil ei ole seda igatsust ja tahtmist sellisel viisil tegutseda ja elada. Ja see on asi, et me peame aru saama, see on kurat ja meie lihalik loomus võib-olla, mis pakub selliseid asju lihtsalt välja. Ja ma loen siit veel edasi 5. salmis, sest kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis me saame üheks ka tema ülestõusmise sarnasusega. Kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et patu ihu kaotaks nõnda, et me enam ei horjaks pattu. Sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Nüüd see on päris huvitav salm, see 6. salm siin. Ja ma loen ainult selle 6. salmi laiendatud tõlkest, ütleme niimoodi. Me teame, et meie vana uuendamata mina löödi koos temaga risti külge. Selleks, et meie ihu, mis on patu tööriist, tehtaks ebatõhusaks ja tegevusetuks kurja jaoks, et me ei oleks enam patuorjad. Kas pole huvitav tegelikult? Ta ütleb seda, et me koos Jeesusega surime selle jaoks, et meie ihu, mis on patu tööriist, tehtaks ebatõhusaks ja tegevusetuks kurja jaoks. Tähendab seda, et nagu öeldakse, see sama väljend, mis meie eestikeelne tõlgi patu ihu kaotatakse, tähendab seda, ta mitte ei ole nagu ära kadunud, aga ta ütleb just, et ta on tehtud ebatõhusaks ja tegevusetuks. Nüüd ma olen vahest kasutanud ingliskeelset päris huvitavat tõlget, mis nimi on passion. See tõlkes tähendab siis kirglik tõlge. Ja see tõlgib selle 6. salmi niimoodi. Kas see võiks olla selgem,
et meie endime identiteet on nüüd ja igavesti ilma oma väeta. Sest meid löödi koos temaga ristile, et lõhkuda meis patukindlus, et me ei jätkaks elamist üks hetki rohkem alludes patuväele. Nüüd see paneb selle asja väga konkreetselt, seda, et nagu öeldakse, see patukindlus on lammutatud ja me ei peaks enam jätkama mitte üks hetki enam nii-öelda patu järgi. Et see on see koht, kus me oleme tänasel päeval pandud ja kus me oleme elamas. Ma loen seda kirja kohta nüüd meie tavalisest tõlkest edasi 7. salmist. Sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust, aga kui me ühes Kristusega oleme surnud, siis usume, et me ühes temaga saame ka elama. Sest me teame, et Kristus pärast seda, kui ta surnust üles äratati, enam ei sure, surm ei valitse enam tema üle. Sest mis ta suri, seda ta suri patule ühe korra, aga mis ta elab ta Jumalale. Nõnda arvakegi teiegi. Nüüd see on üks väljend nagu arvestama või nagu isegi raamatupidamise väljendus, tehakse üks arvestus või arvutus välja. Nõnda arvakegi teiegi endid surnud olevat patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Seepärast ärgu valitsegu siis patt teie surelikus ihus, et te kuulaksite teda tema himudes. Ärge ka mitte andke oma liikmed ülekohtu relviks patule, vaid andke ise endid Jumalale kui need, kes surnust on saanud elavaks ja oma liikmed õiguse relviks Jumalale, sest patt ei tohi teie üle valitseda, sellepärast, et te ei ole käsu all, vaid armu all. Ja siis patt ei valitse meie elus. Sellepärast, et me oleme uued ja muudetud inimesed. Et see on see positsioon, kus me oleme ja see on see, mismoodi me peame ka tegelikult tõesti elama. Amen. Galaatia 2:20 ütleb nõnda, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja iseenese andnud minu eest. Nüüd apostel Paulus palus efeslaste koguduse eest midagi huvitavat, et me saaksime tugevaks sisemise inimese poolest, sest nõrk kristlane tegelikult ta ei suuda välja elada seda, mida Jumal on tema sisse pannud. Seepärast apostel Paulus palvetab seal, ütleb, ma olen põlvede peal, palun, et ta annaks teile oma rikkust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest. Just nimelt viitab sellele sisemisele uuele loodule. Järelikult ta alguses ta ei ole piisavalt tugev, aga me peame kasvama sellesse, et Kristus usu kaudu elaks meie südames ning me oleksime juurdunud ja rajatud armastusse. Nii et elada välja neid kristlikke väärtused, elada välja seda, mida Jumala sõna ütleb, tegelikult tänases ühiskonnas meil peab olema jõudu ja tugevust ja me võime näha, et me ei pea kaugele minema tõenäoliselt, kui me läheks täna tänava peale ja hakkaks inimestega rääkima, me võime teada, et meil on väga erinevad arusaamad elust ja elu väärtustest, aga Jumalal on ka oma hinnang ja omad väärtused, mida ta on paika pannud oma sõnasse. Ja nüüd see võtab jõudu, see võtab tugevust, et seda välja elada. See võtab jõudu, et öelda õigeid sõnu. See võtab jõudu, et jääda oma koha peale või oma seisukoha peale. Vahel isegi mõni inimene võib-olla töö juures, ta on võib-olla suuremas kollektiivis ja saab aru, et tead, et ma tõepoolest ujun vastu voolu siin. Aga see võtab jõudu, et öelda, tead, ma ütlen, et Jumala sõna ütleb nõnda selle asja kohta. Ja meie vaim peab olema niivõrd tugev, nõnda nagu Paulus ütleb, et nüüd ei ela enam mina, vaid ta räägib sellest ihust, vaid ma ühes kohast ütleb isegi, et ma olen teinud ihu oma orjaks, teenijaks, tal ei ole mingeid õiguseid, ta teeb täpselt seda, mida mina tahan, et ta teeb. Ja Rooma 8:13 ütleb apostel Paulus nõnda, sest kui te liha järele elate, siis te surete, aga kui te vaimu läbi ihu teod suretate, siis te elate. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. See on huvitav asi, vahel mõned inimesed ütlevad, tead, ma tahan olla Jumala poolt nii juhitud. Ma tahan kuulda, mida Jumal ütleb teha, aga siis seda piiblist seal paberkandja peal, seal on täpselt, sa pead leht eemalt nagu varem lugema hakkama ja sealt ütleb, et midagi tuleb teha lihaga. Ja et olla esimene asi, mida Jumala sõna teeb, et me tegeleme oma lihaga, ütleb, me lausa suretame lihateod. Liha tahab võib-olla vihastuda, liha tahab mõnele inimesele halvasti öelda, liha tahab igasuguseid rumalusi teha, kui me annaks talle maad.
aga Jumala sõna ütleb, et me valitseksime selle üle. Mulle meeldib üks näide Vanast testamendist tegelikult ja see väga hästi toimib Uue testamendi ajal. Seal on prohvet Habakuk 3.17 on näha, kuidas see mees nii-öelda hakkab valitsema vaimus. Selle üle tuleb väliselt tema vastu ja ütleb Salm 17, et kuigi viigipuu ei õitse, viinapudel pole vilja, õlipuu saak äpardub, võib-olla tänapäeval võiks öelda, palk pole üle tulnud ja ma ei tea, konto on tühi, kütus sai tünnis otsa või autos. Põllud ei anna toidust, pudulojused kaovad tarast ja veiseid pole karjaaedades. Ja nüüd ta ütleb midagi huvitavat. Ta ütleb, et ma hakkan nutma selle peale, ma hakkan negatiivselt rääkima, ütleb ometi. Ja see mees Habakuk, prohvet Habakuk teeb otsuse. Ta otsustab hakata vaimus käima, ta otsustab hakata vaimus reageerima sellele, ütleb, ometi rõõmutsen mina Jehovas, hõiskan oma pääste Jumalas. Nüüd ta ei hakka hõiskama ja rõõmutsema sellepärast, et pudulojused pani tarast minema või ütleme, et auto varastati hoovist ära. Hakkas tänama Jumalat, mille pärast, et Jumal, sina oled minu pääste. Jumal, sina tood mind sellest olukorrast välja ja järgmine salm on huvitav, mis ta ütleb, issand Jehova on minu jõud. Nii et ta astus sellest inimlikust kohast vaimusfääris jumaliku jõu sisse. Ta hakkas rõõmutsema, ta lasi rahul valitseda enda üle, ta lasi Jumala elul tulla esile ja lõpuks ta ütleb selle protsessi sees, kui ta tänab Jumalat vaatamata välisele, ütleb, ta teeb mu jalad emailme jalgade sarnaseks ja paneb mind käima mu kõrgustikel. Seal on protsess, muutumisprotsess meie eludes, kui me tegelikult anname Jumala sõnale, tema vaimutööle maad, me muutume ja meie võimekus muutub ja jõud Jumalas muutub. Amen. Üks asi, mida, et valitseda patu üle, me peame tegelikult pühenduma Jumalale. Amen. Jeesus puutus oma elus Getsemani aias kõige raskema väljakutsega oma elus, ta pidi minema ristile. Ja see ei olnud kerge asi, mida teha. Ja seal ristil enne sinna minekut ütles isale, isa, mitte minu, vaid sinu tahe sündigu. Ta oli täiesti fokusseeritud, ei tähenda, kuidas ma tunnen, ei tähenda, mis mind ees ootab. Isa, sinu tahe on number 1. Ja ta jättis eeskuju ja vahel me võime näha seda koguduse elus, et seal on võib-olla noored, kes peavad tegema otsuse, kas ma käin edasi selle maailma noormehega või mitte. Aga kui ta vaatab, mida Jumala sõna ütleb, siis ta peab ütlema Jumal, mitte minu tahe, vaid sinu tahe sündigu. Ja mõned suhted on sellised, et ütleb, et tead, et me ei saa edasi minna. Ma pean tegema, nagu Jeesus ütles, ma pean pühenduma Jumalale. Ja Jeesus ütles jüngritele, tol päeval olid ka, või õhtul olid ka jüngrid temaga, ta ütles neile, et valvake, paluge, et te kiusatusse ei satuks. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ja me näeme, et Jeesus andis tegelikult nõu neile. Nõu oli see, et kui sa palud, sa ehitad ennast vaimulikult ülesse. Amen. Ja sa ehitad ennast niivõrd tugevaks, et kriitilisel ajal, kui on vaja öelda ei, sul on jõudu, et teha seda. Ja samamoodi saame meie teha. Efeslaste 3.16 ütleb siis, et annaks seespidise inimese poolest saada meil tugevaks. Nii et me teeme seda, ehitades üles ennast ja me valitseme patu üle ja kõige üle, mida kurat nii-öelda pakuks meile. Amen. Nüüd üks huvitav asi, see fraas, mis sa tõid just välja, see valvake ja paluge, et te kiusatusse ei satuks. Vaate vahel kristlased kasutavad seda fraasi natukene valesti ja nad mõtlevad seda, et ma pean kogu aeg paluma, Jumal, ma palun, et ma kiusatusse ei satuks, Jumal, ma palun, et ma kiusatusse ei satuks. Tegelikult see ei ole see, mida Jeesus siin neile õpetab. Ta ütleb, et me peame olema inimesed, kes on valvel. Ja. Mis see tähendab valvel? Tähendab, see on sellises ärkvel olekus. See ei tähendab seda, et me öösel magama ei pea, vaid me räägime just sellest hoiakust, suhtumisest. Piibel ütleb ka, et valvake, et kurat on ka meie ümber pakkumas kiusatusi asju. Et see on sama valvel olek. See, et ma tean, ma taban ära, ma tegelen selle asjaga, ma seisan sellele vastu, ma kuulutan välja, mida Jumala sõna ütleb. Ja teine asi on paluge. Ja. See tähendab seda, et meil peaks olema üks pidev regulaarne palveelu. Ja me näeme, et ta tegelikult selles loos adresseeribki seda, kuidas ta on seal kesköö suhteliselt hilisel ajal tegelikult palvetamas seal. Ja tema jüngrid jäävad magama. Nad olid väsinud, mõni ütleb, öösel ju peakski nagu magama. Iva on selles, et see oli üks väga oluline hetk, kus oli vaja paluda. Ja see on sama, kus meil on vahest mingid situatsioonid või asjad, mis on väga olulised ja võib-olla meil on vaja isegi öösel palvetada. Ja nüüd see küsimus ei ole selles, et me peame alati mingi
mingeid ööpalveid korraldama, et selleks, et kui Jumal seda spetsiifiliselt juhib, siis see on omas kohas, ma arvan. Yeah. Aga iva on selles just, et nad magasid selle olulise hetke maha ja selle asemel, et paluda seal koos temaga, kui see kiusatuse hetk tuli, siis nemad kukkusid. Aga Jeesus ei kukkunud. Jeesusel tuli ka suur kiusatus, ta võeti kinni, ta löödi risti, ta oleks võinud ju ka sellest põhimõtteliselt Jumala tahte teostamisest loobuda. Aga Peetrus hiljem näiteks, talle küsitakse, et kas sina olid see, kes oli Jeesusega, ta salgab Jeesust. Ja me näeme, see kiusatuse katsumus tabab teda ja ta tegelikult annab järgi. Ta loobub, ta nii-öelda kukub sellesse kiusatusse. Ja tegelikult see ei ole ainult tema, tegelikult ka teised jüngerid isegi samamoodi nii-öelda põgenesid laiali seal. Nii et me näeme, nad ei varustanud ennast selles hetkes, kus oli see hetk ennem seda, kui see kiusatus tuli. Nüüd see ongi sama, et me ei tea, millal nii-öelda kiusatuse hetk tuleb või millal need rasked olukorrad tulevad. Aga meil on võimalik ennast valvel hoida ja varustada pidevalt selleks, et me oleme valmis. Nüüd üks hea kirjakoht on ka Heebrea kirjas, Heebrea 4.15. Ta ütleb, sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustada või nõrkustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie siiski ilma patuta. See märk, et ta räägib, et ka temal olid kiusatused ja ta ei teinud pattu, ta ei andnud patule maad. Ta ütleb, läki siis julgusega armujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Nüüd see räägib seda, et tegelikult, kui me läheme, millest ta räägib armujärje ette, tegelikult ka see on sama asi, millest me räägime ka seoses palvega. Jeesus läks ka Jumala ligiollu selles samas palves. Ja ta sai seal halastust ja armu. Mis asi see arm on? See on Jumala vägi ja Jumala varustus ka nendes keerukates olukordades. Ja just see, kuidas me ei kuku sellesse pattu või kiusatusse, on see, kui meil on inimesed, kes on palvetajad ja me usus ammutame ka selle palve läbi ja selle palve ajal seda Jumala armu. Selle jaoks, et kui see kiusatus tuleb, me ei anna sellele järgi, vaid me seisame selle vastu. Et see on üks väga oluline asi, et kristlased peavad arendama nii-öelda ühte regulaarset palvet. Ja see on, mis ma tahan igaühe südamele panna ka, et selleks, et sina ei kukuks kiusatusse, ei annaks patule maad oma elus, on sul vaja olla pidev regulaarne palvetaja ja palvetaja just mitte lihtsalt palve pärast, vaid ka see, et sa ammutad selle läbi Jumala halastust ja armu oma abiks õigeks ajaks. Ja see on see, mis sind teeb võidukaks, mis sind teeb edukaks ja see on see viis, kuidas ka sa konkreetselt praktiliselt valitsed patu üle oma elus. Et patt ei saa sinu üle valitseda, sest et sul on nüüd arm, see Jumala vägi ja Jumala soosing sinu elus, et tõesti olla selles situatsioonis edukas.